Nüüd, selles peatükis me räägime lähemalt valemitest. Kuidas valemit kirjutada, millised on need koostamise põhimõtted ja mida peaks siis üldse valemite loomisel ja nende abil arvutamisel jälgima. Nüüd, esimene reegel on see, et valem reeglina algab võrdusmärgiga. Ehk siis, kui ma soovin kuhugi lahtrisse kirjutada valemit, mille eesmärgiks oleks siis näiteks teatud väärtuste kokku arvutamine, kas selliste väärtuste, mis on kuskil lahtris juba olemas, või siis osad on ka konstantsed väärtused, mille ma trükin otse valemisse, siis alustan ma selles lahtris trükkimist just võrdusmärgiga, mille te võite siis klaviatuuri pealt sisestada, aga mille võib ka sisestada, näete siit valemi realt ees olevast võrdusmärgist. Sellega te nagu justkui ütlete kalkile, et edasi nüüd järgneb valem. Ja järgmisena tuleks siis ära näidata valemi liikmed. Ehk siis milliseid lahtreid te soovite selles valemis kasutada. Iga lahter, kui tema peale klõpsata valemi kirjutamise ajal, annab teile valemisse siis selle lahtri aadressi. Ja seda peakski jälgima, et üldiselt, kui te soovite mõnda lahtrit viidata, näiteks mina viitasin praegu lahtrile H2, see on näete siin valemi real näha ja on ka siin lahtris näha, siis ma võiksin ju sellega käsitsi kirjutada. Et vaatan silmadega, H2 ja trükin sisse. Iseenesest see ei ole vale, aga te teete endale sellega võib-olla natukene elu raskemaks, kui need lahtri aadressid lähevad pikemaks ja keerulisemaks. Ja käsitsi trükkides tekib siis päris suur võimalus eksida. Nii et selle tõttu on soovitav pigem kasutada hiirega sellist viitamist, ehk siis klõpsate soovitud lahtri peale, sest näete, et siia ümber jääb ka ilusti selline punane raam või mõnda teist värvi raam ja siis ma näen ka ära, et ma just selle õige väärtuse peale olen klõpsanud. Nüüd, kui esimene valemi liige on näidatud, siis vastavalt läheb matemaatiline operaator, näiteks liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine. Mina näiteks soovin liita, siis läheb pluss ja nüüd klõpsan järgmise valemi liikme peale. I2. Ja nüüd, kui ma olen valemi kõik liikmed ära näidanud ja muide valemi kirjutamisel tuleb arvestada täiesti tavalisi matemaatikareegleid, ka näiteks tehete järjekorra puhul, kasutada sulge õigesti. Kui mul valem on valmis, siis selle valemi kinnitamise jaoks soovituslik on kasutada alati enterit, see on selline hea harjumine, aga võib ka iseenesest, kui teil valem on aktiivne, valemi rea ees olevat nõus nuppu vajutada. Selline enteri märk iseenesest ka. Mida ei tohi teha valemi kinnitamisel, ma kirjutan siia alla ühe juurde, näiteks see lahter pluss see lahter. Kui ma üritan selle lahtri sisu salvestada sarnaselt sellega, kui ma sisestan tavalisi väärtusi, mitte valemit, siis juhtub ainult see, et näete hiirega klõpsates, kui te trükite tavalist teksti, siis see salvestatakse või numbreid, aga kui on valem, siis muutub valemi viide. Nii et valem kindlasti tuleks kinnitada alati viimase sammuna just enter klahviga. Ja siis on ilusti ka vastus olemas.